Hästi oleks tore, noh, kui mul oleks kunagi esimene date, kus naine maksab kõik ise, ma teen abielu ettepaneku. Sest et naised, teil on ka moodus raha teine, teil on kurat OnlyFans. On ju? Ja ma toetan OnlyFansi. Ärge saage valesti aru. Tasuta raha, muidugi tehke OnlyFans. Maast leitud raha. Tussiga, niisama plekki tuleb. Vaata, sest et meestel meil ei ole seda varianti, on ju. Meil ei ole nagu seda, et tööle ei viitsi minna. Kooli ka tagasi minna ei taha. Ju siis uploadin kotid netti. Sest et riistal ei ole turuhinda, on ju. Riist on mingi suvaline asi, mida sa vahepeal näed. Kui kunagi MSN-is Türgi perverid oma riista sulle näitasid, sa ei olnud nagu mingi, oota, kus sa annetada saab? Riistal ei ole turuhinda, keegi ei, tussi eest on inimesed nõus maksma. Mul on sõbranna ka, Mari. Tal on niimoodi, et tal on OnlyFans ja siis tal on Instagrami konto, mille kaudu ta promob oma OnlyFansi. Instagrami kontol 155 000 followeri, kõik asjad, kehakreem, parfüüm, äri liigub. Ainus, mis ta teeb, ta isegi oma nägu ei postita, ta lihtsalt filmib ennast mööda Euroopa linne, jalutamas ringi ja siis lihtsalt filmib oma pomme. Pommid Pariisis, pommid Lätis. Lihtsalt nii, ma ei saa seda teha. Ma ei saa keset Raekoja platsi. Follower ei tule. Politsei tuleb. Mulle tehakse perimeeter ümber, politsei tuleb ka rahulikult. Ari, rahu, pane kotid ära. Ari, su pere on siin, Miikael, räägi temaga. Ari, pane kotid ära. Mind viiakse Seevaldisse, ma olen seal, ma tegin contenti. Riist ei ole hinnas. Kes on liputajad alati? Jalutad kuskil Mustamäel üksinda ringi öösel. Jäsku puu tagant, alati mingi vend. Aga sa ei ole kunagi kuulnud, et mingi tüüp jalutab Männiku metsas niisama ringi ja järsku põõsast hüppab naine. Kui see juhtuks, ma isegi ei tea, kuhu helistada. Ma ei saa 112 helistada. Issand jumal, tulge ruttu. Praegu Männiku metsas üks naine näitas tussi. Isegi dispetšer oleks nagu, okei, ära kõvata. Siis mul oli üks sõbranna, kes tegi OnlyFansi, lõpetas üks hetk ära. Mõtlesin, et okei, ju siis sai liiga palju raha kokku, ei viitsi enam. Siis nägin teda ühel peol. Läksin tema juurde rääkima. Ütlesin, kuule, et ma olen märganud, et update ei tule või nagu. Et mis juhtus, ära väsi, siis ütles, et ei, raha oli väga hea, aga mul on nüüd peika. Peika ei taha. Ma olen nagu, mida ta ei taha? Raha. Samal ajal, kui räägime, tuleb see peikavestlus. Esimest korda näen seda tüüpi. Ma ei oska teda väga kirjeldada, aga ta oli siuke sviitriprillidega, siuke tegelikult, ma ei oska nagu väga, ta tõi kohe, krüpto. See vend tuli kohe räägima, Bitcoin on tegelikult väga stabiilsel tõusuteel läbi aastate. Bitcoin on väga... Ma olin nagu, mis kuradi Bitcoin, sul on kodus midagi paremat, sul on Bitcoin. See ainult tõuseb, Ai, nalja teed va? Kui mul oleks naine, ma teen sulle ise OnlyFansi. Must ole vait ja ole paigal. Meil on uut kööki vaja. Ma teen kõigile OnlyFansi, ma saan kunagi tütre, ma teen talle ka OnlyFansi.
ma löön ukse maha, võtan talt aabitsa käest ära, annan stringi tasemele. Mis kuradi aabits, musimops, sul on ju tuss. Maailm on sinu. Muidugi selle peika perspektiivist on ju huvitav, ma ei tea, mis reegel on, sest et meestel on vahest huvitavad reeglid naiste tussidega, on ju, et mida naine võib oma tussiga teha. Mul ei taha minu naine tuss netis. Mul oli hiljuti siuke vestlus ka ühe oma sõbraga, mis vahest tüüpidel on, nad on ka siuksed, minu vanused, vallalised, siis me rääkisime sellest, et mitu seksuaalpartnerit võib naisel olla. See on ka mingi huvitav reegel, mis tüüpidel on. Tead, kui mingid vennad on, üle 2 on lits. Sa oled nagu Margus, sa oled 43. Mis koopalitsi sa otsid? Kust maa seest sa selle biffi välja kaevad, Aga see on huvitav, kui tüüpid ole mingi üle 10 ei tohi. Ma ei ole kunagi sellest aru saanud. Minu puhul täpselt vastupidi. Mida rohkem, seda parem. Ei siis ma ju tean, et sa oskad. Ma ei lähe ju restorani, mis on tühi. Ma olen ikka siin nagu sul mingi järts, ma vaatan kaota, mis see päevakas on siin või. Ma tahaks just, et sa oled harjutanud, on ju. Ma ei taha ju kaptenit, kellel on esimene päev merel. Ma tahan seda ühe silma puujalaga. Ma olen seda merd juba 40 aastat seilanud. Nüüd ma tunnen ennast turvaliselt, on ju. Ei, kui sa tuled mulle, ütled, Harri, tead, mul oli üks peika enne sind, 11 aastat olime koos, sa oled mu teine. Ma ütlen, ei ole. Mine tagasi välja. Mine tagasi väljakule, harjuta veits, hella kui on 20. See ma ei taha ju, et sa kohtleks mu riista nagu, tead, kui mingi naine vaatab su riista ja sa näed, et ta juba ei oska. Tead, kui ta vaatab su riista nagu Jackassi Steve-O vaatas alligaatoreid. Ma tahan, et see oleks mu riistaga nagu kogenud baarmen on shakeriga. Kuulge, see oli minu aeg, nüüd teeme 15 minti pausi ja siis te näete mu sõbra Miikali uut show'd. Ma olin Harri-Mati Muston, just õhtut, aitäh!